Tere, mina olen Ingrid Maadver ja nüüd vaatame, kuidas siis lugemispäevikus sisestada raamatut ja vaadata siis, et ka kõik see vormistus oleks õige. Et mul on siin juba kõik ülejäänu tehtud, ma lähen nüüd sinna, kuhu ma tahan raamatut sisestada. Nii, kustutan siit selle raamat ära ja kirjutan oma esimese raamatu, Minu pere ja muud loomad. Nii, ma näen üleval ka, et see on ilusti pealkiri 1, see läheb mul siis ilusti sinna ka pärast sisu korda. Kui teil nüüd ei ole seda, siis te peate ta lihtsalt, eks ole, ära valima ja siis määrama ära, et see on pealkiri 1. Nii, vajutame Enter ja nüüd ta arvab automaatselt, et ma tahan loetelu teha. Ma ei taha seda, vajutan veel korra Enter ja see 2 kaob ära. Ja nüüd ma siis panen siia autori, kunstniku ja tegelased. Järgnevalt nüüd kirjutama väikese kokkuvõtte ka. Vot siin nüüd õpetaja ütleb täpselt, et mida tema ootab teile, et mida te siia lugemispäevikusse kirjutate. Ja kui ma olen nüüd selle teksti sisestanud, siis kui kusagil on punane joon all, siis ma võin selle sõna üle kontrollida, et kas see on õigesti kirjutatud, et siin see 1, ta küsib, kas ma mõtlen 2, ma panen eira kõiki, ei, ma mõtlesin 1 ja lärrid, ta ei tunne ära, tal pole sõnastikus, teen parema hiireklõpsu eira, et siis ta võtab selle punase joone ära. Nüüd aga ma näen, et tegelikult see ei vasta mul nõuetele, et siin üleval on Arial ja 11, aga lugemispäevikus peaks olema Times New Roman ja 12 ja reavahet peaks korras olema, siis selleks ma selekteerin selle teksti ära, mida ma tahan muuta. Läheme nüüd siit ülevalt, valime Times New Roman ja kirjutame siia 12 ja vajutame Enter. Ja rea ja lõigu vahesid saab siis vahetada siit, kui teil seda nuppu ei ole, siis vaadake, teil on siin kusagil 3 punkti, kes saate sealt selle valida. Ja nüüd ma valin, et rea vahe oleks 1,5 ja lõigu vahet saan ma siis minna niimoodi, et kui ma võtan siit kohandatud vahed, siis siin on rea vahe ja lõigu vahe pärast peaks olema 6 punkti, rakenda. Nii ja viimane asi, mida ma peaks vaatama, on siis rööpjoondus. Rööpjoondus tähendab siis see, et kus mul on pikem tekst, siis mõlemalt poolt on nagu sellised servad sirged. Ja selle me võtame siis selle nupu pealt ja paneme rööpjoonduse. Nii, siin on mul üks tühi rida vahele jäänud, selle kustutame ära. Nüüd tekstiline pool on õige, aga järgmises videos vaatame, kuidas siis jooniseid lisada.